Tänases saates räägime Aasia maade õpetusest. Vaimselt ja füüsiliselt on aeg-ajalt vaja teha oma elus ruumi. Hiinlastel on selleks olnud juba tuhandeid aastaid oma õpetus. Ka Eestis on midagi sarnast olemas, tuule ja vee kunst. Ja kellega muuga, kui Siret Seedriga on kõige parem rääkida Feng Shuist, sest et tema on Eesti oma Feng Shui õpetaja. Tere! Feng Shui on tegelikult siis põlisrahvaste õpetus, kõikide põlisrahvaste, on ta siis eestlane, venelane, sakslane, vahet pole. Iga rahval on oma nimetus, oma arusaamine asjadest, nii et kui tõlkida sõna Feng Shui eesti keelde, Feng Shui, nemad hääldavad väga erinevalt, keegi hääldab õõna, keegi G-d hääldab, ütleme Feng Shui hästi kiiresti, siis saavad kõik aru. Ja tõlkida eesti keelde tähendab siis tuule ja vee õpetus. Kui ma kujutan ette nüüd seda valget ja musta ringi, mida me kõik teame, kus on siis täpp on sees, et yang on siis must ja yin on valge või? Vastupidi. See on nii tore, kui ma alati küsin inimeste käes esimesel tunnil, et on kaks vormi, on ruut ja on ümarvorm. Kumb on yin-alge, kumb on naiselik alge ja kumb on mehelik alge? Ja kumb on siis? Ma arvaks, et mees on nagu ruut, sest naine on nagu voolavam ja midagi vabam. See on tüüpiline. Arvates naised on pehmed ja ümarud ja mehed on tahumatud kantpead. Just väga hästi öeldud. Aga me räägime energiatest. Kui energia, mis on yang energia ehk aktiivne energia, see läheb, see jookseb, see kihutab, see loob, see avastab, see võitleb, see kaitseb, see on yang. See on hästi kiire energia liikumine. Naisenergia ehk yin-energia, ta on paigal, ta teeb süüa, loob kodu, toob armastust, hoolitseb inimeste eest ja see on rahulik energia. Me räägime energia omadustest, on siis kiire ja aeglane. Ehk siis, et naine on siis must kast ja mees on valge ring. Ja tegelikult ongi niimoodi, et kui me räägime sellest, siis ümarvorm on kiire, sest tema ümber ja sees saab kiiresti joosta. Kui on kandiline staadion, ei saa teha olümpiarekordeid. Nii, ja kui sa need kokku paned, siis... See yin-yang märk, sa kui tead, see must-valge märk ja see on nii, et üleval valge on alati ülepool. Miks? Sest see suur võimas energia tuleb taevast, tuleb tuulega maa peale ja see must on alati allpool, sellepärast see must tuleb maa sees, tihti see on mullad tammustad ja toob selle vee üles meile teada. Seetõttu on nagu alati must allpool ja valge üleval. Need täpid sees tähendavad seda, et igas suures mehelikus energias on ka täpike naiselikust ja vastupidi. Võib ka nii öelda, kui sul on väga suur jama, siis alati on lahenduse seeme sees olemas. Või vastupidi, kui on liiga suur rõõm, on alati võimalus ebaõnnestuda. Sa ju õpetad inimestele ka sellist ruumipaigutust ja mida sa teed? Kas sa paigutad inimeste mööblit ümber või mis nagu õpetus see on? Tegelikult on see, kogu see Feng Shui on inimese sees. Aga kui me räägime, et meie eluvaldkonnad ikka meie sees, me ei suuda enda sisse vaadata, no kus see minu magamistuba on, kus see mu köök on ja kus... Me võiksime küll öelda, kõik on meie kehas. Kus on magamistuba? No magamistuba peaks hästi rahulik olema ja magav organ olema, ütleme siis see süda ja on kõik rahulikus toonuses. Aga tihtipeale on see natuke süda, aga aeg-ajalt olema kiire, et kirg olema, mitte väga palju. Sellepärast, kuna sa rääkisid kirest, siis ma arvasin, et magamistuba on äkki siin. See on vastupidi, see on rahulik tootmistsükkel siin. Mis tuba siin on? Siin on nagu metallielement, on ka tegelikult juba, ütleme, läheb siia rahulikuma poole, siia allapoole, kui see on jämesukord, kui sa mõtled. See on nagu siis juba ka magamise osa. Aga tegelikult see keskel siin kõik see söögituba. Siin on söögituba. Ja see on sööge söögituba meie magu. Me ei oska näha seda oma kehas, on ju nii? Ütle mulle praegu, missugune ruum on kodus kõige tähtsam ruum? Mis sina arvad? Köök ja elutuba. On klassikaline vastus, aga ma ütleks... Aga õige, kas laska? See on juba poliitika. Aga see on poliitika, aga ma ütleks, et magamistuba. Loomulikult, sest inimesed ütlevad ka, et köök. Jumma, kas 8 tundi järjest kokkate köögis või ma tahaks näha seda kaasaks naist, kes nii teeb. Võib-olla sügisel, kui ma teen seeni sisse ja moosi keedan. Me peaksime magama ööpäevas 8 tundi. Seega me viibime magamistoas kõige enam aega ja see on meie kvaliteedi, tervise, suhte alustala. Kuidas siis kõige parem oleks seda energiat liigutada kodus, et see chi siis kõige paremini liiguks? Sa oled nii palju käinud ringi inimeste kodusid näinud, põhilisi vigasid. See, kui ma astun tuppa, kuhu läheb pilk, kuhu läheb energia. Ja see on hästi oluline. Kui ma astun korteris sisse ja astun kohe magamistuppa, mis peaks olema väljapuhkamise koht, siis see on ebaõnnestumine. Kui ma astun kodusse ja astun kohe kööki, mis loob sööki meie tervist ja heaolu ja kohe läheb kööki ja energia läheb kohe aknast välja. Palju huvitav on õues see maja või puu, siis ka tervis on meie kodust läinud nässu.
et tegelikult peaks pilk avanema avarasse esikusse ja sealt edasi kõige aktiivsemasse tuppa, mis on elutuba. Siret, magamistuba on kõige olulisem tuba. Kuidas see mõjutab inimest ja mida on oluline magamistoa puhul tähele panna? Siis kuna Feng Shui põhipostulaat on see sarnane tõmbab sarnast, siis tavaliselt läheb mees sel juhul ära, kui teda ei tõmba enam sinna, kusagil mujal on see tõmbekanal. Nii et peab üle vaatama energiat. Kui ehitame uue kodu, uue maja, meil pole kohe raha võtta, me teeme korda sandsõlmed ja köögi elutoa, et teistele näidata, aga magame 5 aastat madratsi peal. Nii. Mina ütlen vastupidi, magamistuba tuleb teha lossiks, sest see on teie vundament ja ülejäänud külas võivad ka põrandal istuda. Kui ma ikkagi soovin oma ellu suhet ja suhet ka hoida, siis on paarisarv. Ma imestan, tihtipeale magamistoas on 5 patti. Ma küsin, et kas teil on vaja mingit grupikat teha või? Et 2, 4, 6, 8, kui armastavad patju, pane või 12, aga paarisarv. Teine on see, mida ma näen järjest, et meie voodi ja siis on see, et on öökapp, ühel on suur, ühel pole üldse. Või ühel on siis väike, teisel ma ei tea, mis imeasi on taburet. Kui me räägime paarisuhtest, on kas 2 öökappi või ei ole mitte ühtegi, on kas 2 lampi või ei ole mitte ühtegi, on kas 2 väikest vaibakest voodi kõrval või mitte ühtegi. Ja voodi see peab saama mõlemalt poolt ligi, muidu on kellegi inimese energia kinni, ehk ta on siis see, mina nimetan viiner hot dogis, et energia ei pääse liikuma. Nii et see on elementaarne, kui olen üksinda ja tahan oma ellu suhet, siis ma ei maga ristseliti voodis või põiki, ma valin endale ühe poole, jätan koha, kuhu saab teine energia tulla. Ma näen, et lähen väike magamistuba ja ma astun tuppa, kajab, lapsutan, kajab, ütlen, nii, suhe läheb laiali. Ja seda ma järjest vaatan, kajab, suhe läheb laiali, jinn hoiab koos, soojus hoiab koos, vähene aktiivne energia hoiab koos. Seega on see, et magamistuba, katsutage ära, katsutage kohe ära, ei tohi kajada. Inimesed vahetavad ringi oma lükandustel 3 ust ära, teevad tavaliselt mingi kas niisuguse struktuurse pinna või mingi muu pinna ja ühele jätavad siis selle peegli. Peegel ei tohiks olla akna vastas, peegeldab kogu hea energia aknast välja. Näha on inimeste raha, nagu on, autod on head ja kõik on väga hea, aga kui uksed kiiksuvad, kui nupud kukuvad ära, kui lingid ei tööta, suhe ei hoia koos. Kui kodus on kuskil midagi logiseb, siis see peegeldub kogu su elus. Mul on kogu aeg kruvikeere köögiga sahtlis, mul on kõik kogu aeg kruvin üle, ma lähen seda rannale külla, mul on kotis alati kruvikeere ja nii ristpea kui tavaline, et kinni keerata, sest suhted, mida on elus kõige raskem luua ja raske ka hoida koos, on tegelikult meile väga vaja, sest selle järgi me õppimise ennast tundma ja selle läbi me areneme. See on suurim viis, kuidas energiat vahetada, me vajame seda. Suhete kaudu me areneme kõige rohkem. Kui ma tahan seda mängida elu, nautida oma tegevust, et kui me mingi hetk saame täiskasvanuks, võt see on see, me oleme midagi täiskasvanud, no mida, ja siis me hakkame ennast ravima, on ju. Siis tegelikult on see, et kui me suudaksime olla... Issand, kui hea, midagi on täiskasvanud. No, me kasvatati ja õpetati ja tehti ka seda asja. Et loome Feng Shuiga vaba ruumi. Ja siis me hakkame, ongi, kas linnas käime, on koduuste ees nii kõrged, uhked, kallid vaasid ja sees tühjad. Me küsime, et meie paneme ikka oksad sisse ja paneme mingi taime sisse, ukse kõrval on ju valvurid, ütleb niimoodi, et vaas peab tühi olema, üks vaas peab tühi olema. Mõtlesin, miks mõnel on 9 vaasi. Mõtlesin, miks peab olema tühi. Aga kui tuleb õnn su majast mööda või koht, kus minna, sind pole alati kodus. Kui see vaas saab täis, ta hakkab üle ääre ajama. Ja siis ta tuleb ju sinu kodu juures, siis ta annab su kuldab selle heaoluga üle. Mis need sellised põhimõtted oleksid tänase praeguse aasta peale? Ennel on see, et nad naeravad, et kõik, mis aga ei hakka vastu, kes magavad nii-öelda kõht allapoole, võib süüa. Kes magavad kõht ülespoole, neid ei sööda. Mõtle selle peale, kuidas sina magad? Kas selg ülespoole või kõht ülespoole? Magan igat pidi. Seega on see, siis mõnikord sööda. Tagumik ülespoole. Mõnikord ei ole sööda. Siis tegelikult on see, et me nägime selle ühe reisil ühte oravat, kes magas kõht püsti ja teadis, muidu süüakse ära. Tänapäeva Hiinas on süüa küll ja keegi enam koera söö, see on puhtalt turistide lõks. Ja koeral on ütleb selle aasta nii, vaata üle oma põhiväärtused. Loo uus vundament, sest kui nüüd teed otsuse, ta annab sulle veel 7 aastat tulemust. See on see hästi hea aasta, ta tahaks kõik sõber olla, ma ei tea, kui kukk veel siiamaani veel annab tunda, ta ei anna rahu ju. Ta nokib seda koera kogu aeg, koer läheb siis tigedaks ja muutub kurjaks, on ju. Aga üldjuhul ta tahaks rahu, sõprust, mõistmist, läbirääkimist, teha koos asju, suhete, sõpruskonna loomise aasta, hästi hea aasta selles mõttes. Küsimus ongi see, et kui kaua see kukk jõuab kirjada. Siret, aitäh sulle Feng Shui ja kullase koera aasta tutvustamise eest sellised tarkused siis seekord.